tere, mina olen Karl ja selles videos vaatame võrdlust. Võrdluse plokk asub, nagu ka teised hiljuti vaadatud plokid, punases sektsioonis ning tal on siin suurem kui, väiksem kui märgid ringi sees. Ning mida ta võimaldab teha, on võtta kaks arvu ning neid omavahel võrrelda. Kas nad on võrdsed, kas nad ei ole võrdsed, on üks suurem või on teine väiksem. Ning kui on tõene, siis sellest uut tüüpi juhtmest saame seda teada. Seda saab kasutada näiteks kasutades oranžist sektsioonist lülitit. Kui me võtame välja lüliti, siis näeme, et tal on olemas ka sellised võimalused nagu lihtsalt logic. Ja selle juhtme saame siia otse ühendada. Niimoodi saame oma võrdlust lülitisse panna. Proovime näiteks programmi, kus robot sõidab edasi mingisuguse vahemaa ning enne vahemaa sõitmist mõõdame värvianduriga, kui hele või tume on pind ning ka peale vahemaa sõitmist mõõdame seda sama. Nüüd me kasutame võrdluse plokki, et võrrelda omavahel, kumb neist suurem on. Vaatame, kas esimene mõõdetud tulemus on suurem kui teine mõõdetud tulemus. Ning robot võiks seda meile ka teada anda. Näiteks, kui esimene on suurem, võiks ta teha meile pasula häält. Aga kui esimene ei olnud suurem, siis võiks ta teha meile võlukepi häält. Vaatame ühte plokki veel, milleks on logic operation. See asub siis siin 4. punane plokk ning see võimaldab meil omavahel võrrelda hoopis kahte loogilist väärtust. Me saame vaadata, kas kaks väärtust on mõlemad tõesed. Saame vaadata, kas vähemalt üks väärtustest on tõene. Me saame ka vaadata, et kas mõlemad väärtused on erinevad või siis saame lihtsalt vaadata, et kas väärtus on hoopis mittetõene. Kasutame seda näiteks programmi jaoks, kus robot läheb programmiga edasi ainult siis, kui samaaegselt on vajutatud tema puuteandur ning tema värvianduri ette paigutatud punast värvi ese. Võtame siit sensori plokid, võtame esimese siis puuteandur ja paneme ta staatusesse compare state ehk siis võrdle olekut. Võrdleme, kas puuteandur on vajutatud ning võtame selle loogilise väärtuse välja oma võrdlusplokki. Teisena võtame siis värvianduri, jällegi compare ja color, võrdle värvi, on juba punase peal ja võrdleme, kas siis ka see on tõene. Ning kui lõpuks siis on tõene, siis midagi juhtub. Selleks, et meie programm ootaks, kuni see juhtub, saame selle näiteks paigutada tsükli sisse, kuna tsükkel järjest kordub ning edasi ei lähe, aga et siiski tsükkel ära lõpetada, kui tingimus on tõene, võtame tsükli ja paneme talle tingimuse logic. Tsükkel antud juhul siis kordub senikaua, kuni väärtus on tõene. Ehk siis senikaua, kuni väärtus on vale, tsükkel kordub, aga niipea, kui see tõeseks läheb, tsükkel lõpeb ära. Tsükli lõpetamiseks võime mängida heli, mida me siis märkame. Kas või see sama maagiline võlukepp. Laeme programmi alla ja vaatame, kuidas see toimib. Programm siis töötab ning proovime nüüd robotit saada heli tegema. Kui ma niisama vajutan puuteandurit, midagi ei juhtu. Kui ma niisama asetan punase värvi anduri ette, ka midagi ei juhtu. Ma pean samaaegselt näitama punast värvi
ja vajutama puuteandurit. Ja ainult siis lõpeb programm ära. Proovi ka ise erinevaid siin olemasolevaid loogikalüliteid ning vaata, mis põhimõtetel need toimivad. Nüüd saad lahendada roboti ülesande.